teate, minu filmimise ärevus on praegu full testis, sest et mul on mõlemal pool autod ja mõlemas autos istuvad inimesed ja mul on telefon käes ja ma filmin. Vot. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, ma tahtsin tegelikult öelda seda, et kell on kohe 8 õhtul ja ma rõhutan sõna õhtul ja ma olen tulnud trenni, mis on minu jaoks üsna harukordne, sest ma pigem eelistan käia trennis hommikuti. Aga ma tulin siia täna sellisel kellaajal, sellepärast et ma tegelikult lubasin endale, et ma tulen hommikul trenni. Ja ma tegin selle vea, et ma ei tulnud. Mul oli kohe nagu kehv tunne selle pärast. Ja teate mis? Teate, kui väga ma oleks tahtnud praegu hoopis diivanil lõsutada, ma ei tea, raamatut lugeda või mingit videot editida ja jäätist süüa. Aga teate, mis ma hakkasin tegema või? And it might sound crazy, aga ma korrutasin endale mõttes terve aeg. Ma lähen trenni, ma lähen trenni, ma lähen trenni, ma lähen trenni. Ja teate, see toimis selles mõttes, et ma lihtsalt hakkasin nagu selles osas liigutama. Ma panin trenniriided selga, trennikoti kokku ja lihtsalt tuimalt istusin autosse ja hakkasin sõitma. Ja siis ma hakkasin mõtlema sellele aatomharjumustele, millest ma rääkisin oma esimeses videos. Et see tõesti nagu mõnes mõttes nagu toimib. Et ma korraks hakkasin mõtlema, et ma tean ju seda tunnet, mis mul tekib siis, kui ma ei lähe trenni ja ma jään sinna diivanile lõsutama. No, ma võin kindel olla, et ma ei ole nagu endaga rahul just selles osas, et ma tegin endaga kokkuleppe, et ma lähen ju täna trenni ja ma vedasin ennast nagu alt. Ehk siis ma teadsin, ma tunnen ennast nii kehvasti, kui ma sellest kokkuleppest endaga kinni ei pea. Ja ma teadsin ka seda, et kui ma nüüd lähen trenni ja selle trenni ära teen, siis ma olen lihtsalt see rahulolu tunne ja see enda üle uhke olemise tunne on lihtsalt nagu nii suur, et see on lihtsalt seda väärt. Ja kuigi mu aju tahtis mind nagu mitmes olukorras sellest trenni mineku tuhinast nagu kuidagi nagu välja rääkida või mulle nagu kuidagi kogu aeg tõestada, et mul ei ole vaja sinna trenni minna, siis ma lihtsalt hakkasin korrutama endale, et ma lähen trenni, ma lähen trenni, ma lähen trenni ja siia ma jõudsin. Ja ma kuulasin siia tulles Eminemini, et ma haipisin ennast selleks trenniks maksimaalselt üles ja ma lihtsalt tunnen, et ma olen täiega valmis seda trenni tegema. Võt. Nii et selline story time. Ja lähme trenni. Väga läbi omadega. Siis paistab, et see auto on mul nagu filmimiseks lemmikkoht tuleb välja. Aga ma ei saa aru, miks see jalapäev alati nagu nii jõhker on. Ma nagu tulen trennist ära ja mu jalad lihtsalt tudisevad juba. Ja ma juba kardan seda homset päeva. Aga tehtud. Ja ma teadsin, et ma olen nagu nii rahul, et ma tulen ja ma selle ära teen lõpuks. Nii et kes vähegi kahtleb, siis minge trenni. Ausalt. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff
that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? nii, ma tellisin Reservedist lastele riideid ja ma mõtlesin, et näitan teile ka siis juba. Kõigepealt ma tellisin Real sellise mütsi. Siis ma tellisin talle terve hunnik igasuguseid T-särke. Sellise ja sellise ja sellise. No tõesti terve hunniku, lihtsalt suvehooajaks siin ilmselt neid läheb megalt. Mis ma veel tellisin? Ma tellisin talle niisugused püksid. Issand, miks need kõik riided tunduvad siin nii suured? Need on tegelikult ühest 2 suurus. Need võib-olla on ka talle liitsa suured, ma arvan. Aga ma ei tea, saab kanda siis kauem. Sellised mustad püksid. Ja siis sellised lihtsamad teksad ka. Sellised. Ja sellised papukesed. Ma kõik mõnin nüüd. Nii armsad. Väiksid dinosaurustega papud. Nii, ja Briannale ma tellisin ka asju. Särke, pükse, sellise särgi, T-särgi. Siis sellise kevadise T-särgi, vaadake kui minu. Just nii armas. Nii armas kollane. Siis ma olen nüüd tegelikult korra juba lahti teinud ja Brianna muidugi tahtis nüüd juba kõik haarata, aga ma mõtlesin, ma näitan teile ka enne, kui ma lasen tal neid siin tuulata ise. Nii, mis veel? Sellise kollase kleidikese. Kas siit on näha? Jah, selline nagu T-särgi kleit. Ja ma just täitsa tore. Mis veel? Siuksed mingid dressipüksid. Sellised tatud kummiga. Siin neid ka läheb. Ma ei saa aru, kuidas need riided kõik nii suured on. Kas ta ongi nii suur või ma olen jälle suurustega veits nagu alt läinud. Sellepärast, et ta on suhteliselt pikk, aga ta on päris peenike. Et tal püksid ka kipuvad ülevalt ikkagi suureks jääb nagu. Siis tellisin talle mingid siuksed tossud. Minu meelest need olid päris ilusad. Arvehinnatuna maksid vist äkki mingi 17 €. Mõtlesin kevadel päris nagu armsad siuksed värvilised. Kevad ja suvisel ajal siis. Nii, ja siis ma tellisin lihtsalt mingisugused sellised rihmikud. Mõtlesin seal mingite kingadega või nende kleitidega või lühkadega kanda. Need maksid muidu vist mingi 20 € ja praegu 3 €. Mõtlesin, okei. Neid raudselt tahab kanda. Ja siis lihtsalt ma ei suutnud, see oli lihtsalt nii armas. Sellise trikookese, selliste lipsukestega. Võt, nii ilusad on need lipsud minu meelest. Nii armsad. Võt, suveks siuke trikoo. Ja ühed päikseprillid ka. Sellised. Võt. Nii et selline väike Reservedi haul. Endale ei tellinud midagi. Järjekordselt. Ma ei tea, ma arvan, et kõik emad nagu relate'ivad sellega, et kui sul on lapsed, tekib kogu aeg tunne, et peaks lastele midagi ostma ja vaatama.
ma ei tea. Ja siis muidugi ise unustad ennast ära. Pidevalt. Mis veel? No klassika muidugi see, et ma nüüd nädal aega käisin tööl ilusti. Ja täna on laupäev. Ja täna hommikul ärkas Leo palavikuga. Et hakkab see trall ka ikkagi pihta mu peale. Aga no vaata, ma tõesti praegu on juba päris okei olla. Et hommikul oli küll päris kuum ja ikkagi tegelikult nutis ka, et tal oli vist suur kehv olla. Aga nüüd ta juba sõi. Praegu mängivad seal all ja naerab seal, nii et vaatame, kuidas see tänane päev läheb. Muidu nii tahtsime loomaaeda minna. Juba eelmine nädalavahetus tahtsime väga loomaaeda minna, siis see päev, kui me planeerisime minna, sadas vihma ja jäi ära. Täna iseenesest ilm nagu lubaks. Aga kui tal palavik on, siis ma nagu ei tahaks taga küll kuskile minna. Aga selline väike haul reservedilt. Ma suht alati tellin, neil on seal mingi, kodulehel on seal mingi soodustuste või allahindluste sektsioon nii-öelda ja tavaliselt sealt ma lihtsalt panen nagu näiteks lasteriietel panen sorteeringu suuruste järgi ära, vaatan, mis seal valikus on. Tavaliselt seal ongi mingid T-särke või midagi, nii et ma suht alati tellin nagu mingid allahindlustega neid T-särke. Võt selline väike pool. Tulin jalutama, sest mul on tunne, et see oli nagu tagumine aeg. Pühapäeva õhtu on, kell on mingi 8 saab juba. Ja ma ei ole nädal aega jõudnud niimoodi jalutama. Ja see kuidagi kohe annab tunda ka, sest et ma ei tea, kust ma alustan siis. Ühesõnaga, mul oli esimene töönädal üle pika aja. Ja kui ma esmaspäeval veel olin selles mindsetis, et kõik on nii äge ja kõike ma jõuan ja kõik on nii tore, siis teisipäeva öö vastu pühapäeva. Issand jumal, teisipäeva öö vastu kolmapäeva tabas mind selline migreenihoog, mida mul pole vist aastaid olnud, ma arvan. Kus ma päris tõsiselt olin selles staadiumis peaaegu, et kiirabi endale kutsuda. Aga ühesõnaga, kuidas ma sinna jõudsin, ilmselt oli lihtsalt see, et ma mõtlesin, et kuigi see töö tuleb juurde, siis ma saan ikka kõike muud sama edulselt nagu edasi teha, kaasa arvatud trenni lastega, kodukorras hoida, et kõik need ootused mul iseenda suhtes jäid nagu samaks, kuigi tegelikult ma kaotasin nüüd ju lõviosa tunde päevas, kus ma kõige sellega tegelikult nagu tegeleda saaksin. Ühesõnaga, ma sain kolmapäevaks üsna selgelt aru, et ma olen endale seadnud liiga kõrged ootused ja mul ei ole kõigeks selleks aega. Vähemasti mitte nii, nagu ma seda sooviksin. Ja selline neljapäeval oli tõesti juba tunne, et mul on nagu siuke orav rattas, et kogu aeg on nagu kuskile kiire, kogu aeg jooksma, kogu aeg peab midagi tegema. Ja kuidagi nagu mitte ühtegi nendest asjadest ei saa lõpuni nagu nautida, et kõik on kogu aeg siuke jooksu pealt, mida mulle üldse ei meeldi teha. Niisiis olen ma siin nädalavahetusel kõvasti tegelenud enda analüüsimisega ja mõelnud, et mis on minu jaoks oluline ja millele ma pean kindlasti aega leidma ja mis nagu võib-olla ei ole nii oluline. Ja ma olen aru saanud, et ma pean nagu väga kindlalt
paika panema endal nädalaplaani, ehk siis millal on need ajad, millal ma käin trennis, millest ma nagu ei taha loobuda, millistel päevadel ma leian aega, et nagu minna teha oma jalutusring, millistel päevadel ma hoian kodu korras, tegelen kodukoristamise asjade ja muude teemadega, on ju. Et mul on tunne, et ma pean hakkama seda aega endal nagu oluliselt paremini planeerima, et olla nagu jälle on top of it nii-öelda. Nii et praegu ka ma tegelikult mõtlesin, et panin Leo magama ja mõtlesin korra, et nüüd on hea, et võtan trennikoti ja saab ruttu trenni minna jälle, on ju. Hästi kiiresti. Ruttu trenni, ruttu koju, ruttu pessu, ruttu magama, ruttu uue nädalaga pihta, on ju. Aga siis ma mõtlesin, ei. Stopp nagu. Võtsin hoopis klapid ja tulin oma jalutustiirule, et rahulikult hingata ja mõelda, et mul ei ole kuhugi kiire, et ma ei pea, keegi ei oota must midagi, et ma saan ise reguleerida, kuidas ja mida ma teha tahan. Ja kiirustades on kõik need tegevused niikuinii ainult nagu stressi toovad, mitte kuidagi nagu stressi maandavad. Nii et ma tulin siia jalutuskäigule. Nii et ja kuidagi nagu mõtteid jagama selles osas, et kuidas on nagu tegelikult tööle tagasi minna, sest et tegelikult kogu see nagu päevakava ja kuidagi kogu elu ju tegelikult täiesti muutub. Ja see võib olla mõnevõrra nagu raputav. Vaadake, kui ilus päike. Nii ilus. Ei tea, see jalutamine paneb ikka kuidagi asjad täiega paika minu jaoks vähemalt. Ma olen siin oma jalutuskäiguga lõpusirgel ja ma mõtlesin, et ma korra veel annan siis teile ka märku, et kuhu ma oma eneseanalüüsiga siis jõudsin ja mida püüan paremini teha. Number 1, mis mul eelmine nädal kindlalt nagu aia taha läks, oli toitumine. Ja mitte selles osas, et ma hakkaks kehvemaid valikuid väga palju tegema, aga ma lihtsalt nagu unustan süüa. Olen mingites asjades nii nagu sees ja hoos, et mul jäävad lihtsalt toidukorrad nagu vahele, mis lõpuks päädib nagu sellega, et mul on õhtul lihtsalt mingid meeletud isud ja võt siis ma võin küll teha nagu halvemaid valikuid ka. Ja mingid peavalud ja selline nagu brain fog ja väsimus tegelikult tekib nagu päeva keskel ka. Sest et kehal nagu ei ole lihtsalt tegelikult jõudu ennast töös hoida. Seega mu number 1 eesmärk on pöörata suurt rõhku sellele, et mul oleks kindlad toidukorrad ja et ma sööks nagu normaalselt. Ja siis kuidagi korporeerime hiljem selle trenniga sinna juurde. Ja jalutuskäigu koha pealt ka, et alati worth it, alati tasub minna. Nii palju parem enesetunne. Täiega soovitan.
wishing for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. No nii, tere hommikust. Ma olen jõudnud tööle, pigemini parklasse hetkel veel. Eile õhtul see seatud eesmärk pöörata suuremat rõhku toitumisele sellel nädalal on siiani päris hästi välja tulnud, ma pean ütlema. Ma sõin päris korraliku hommikusöögi, mida ma tavaliselt ei tee. Muna, peekonit ja kodujuustu. Nii et ma tunnen, et see on nagu päris hea start, mis on juba antud. Mis ei ole nii hea start, on see, et Lea on täiesti haige. Mis tähendab seda, et ma tulin tööle kontorisse ainult pooleks päevaks ja ülejäänud pool päeva ma kavatsen teha kodukontorit. Sest et lisaks sellele, et Lea on haige, on Mihkel ka haige. Ja ideaalis ma oleks teinud täna võib-olla terve päeva kodukontorit, aga ma mõtlesin, et mul on täna üks oluline koolitus, millelt ma ei tahaks nagu puududa. Nii et ma tulin selleks ikkagi siia. Ma ilmselt oleks saanud sellega vajadusel edasi lükata, aga õnneks meil praegu niimoodi klappis, et Mihkel saab pool päeva Leoga hakkama ja siis tema peab tegelikult ka üle pool päeva natuke tööd tegema, nii et katsume siis klappida. Igatahes esmaspäev üldjoontes mul kuidagi enesetunne on nagu palju parem, kui mul näiteks eelmisel nädalal oli, et ma tunnen, et kuidagi ma olen mingisuguse fookuse jälle nagu paika saanud, et kui ma eelmine nädal natukene olin selline kõhklev ja kahklev ja kuidagi pigem nagu läksin tunnetusega peale, siis see nädal mul on kindel fookus ollagi mingites asjades nagu produktiivne ja pöörata tähelepanu siis ongi sellele, et ma sööks normaalselt esiteks, sest et kui mu kehal ei ole kütust nii-öelda, siis tegelikult kõik ülejäänud kukubki kokku. Nii et toitumine ja siis kuidagi vaatame, kuidas me sinna treeniga jõuame. Et loodame, et Leo lihtsalt saab ruttu terveks. Aga hakkame selle tööpäevaga pihta siis. Nii, ma olen vahepeal koju jõudnud ja teen siin putru endale ja sellele väiksele mehele seal. Koolitus läks kiirelt, natuke üle aja, aga ikkagi üsna kiirelt. Ja nüüd ma söön, Leo sööb kiiresti, ma panen Leo magama, siis ma saan hakata tööasju edasi tegema. Vaat selline plaan on. Ja Mihkel saab ka hakata tööd tegema. Kell on praegu kuskil 11:30 saamas. Nii et kiire söök, siis 12 paiku Leotuttu, saan oma tööasju edasi teha. Ja selline see päev siin praegu on. Jah, võt. Nüüd magama. Tööd teha. Kodukontor. See on see töötavate emade elu. Haige laps ja kodukontor.
wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? tere hommikust, käes on kolmapäev ja mina panen ennast valmis, et tööle minna. Eile õhtul oli üks väga mõnus trenn ja õhtuks on alati see, et kuidagi see heitlus iseendaga on palju suurem muidugi, et kas minna või mitte minna. Aga kuna me saime Mihkliga koos minna, siis ma olin kohe mingi yes. Sest kahekesi koos käies, ma ei tea, kuidagi nagu on nii palju mõnusam trenni teha. Me käisime eile trennis, tegime tund aega selga ja ma pean ütlema, et see seljatrenn on mõjunud nagu selja treenimine ja tegelikult õlgade treenimine ka natuke on mõjunud ma ütleks, et peaaegu vist kõige paremini nagu üleüldse mu keha füüsilisele poolele nii-öelda, et ma hoian nagu mu selga palju paremini ja mu selg ei väsi ära. Leo kandmisest ikka on olnud mingid seljavalud, need on ära kadunud, et ma tunnen, et selja treenimine parandab täiega palju üleüldist nagu olemist ja tervist. Vot. Aga täna ma lähen kontorisse. Mul on selline tavaline tööpäev praegu, et toimetan seal kuni ma arvan mingi 3-ni ja siis peale 3 ma peaksin tulema ikkagi koju tööd edasi tegema, sest et Leo jääb meil täna ka koju. Ta on enam-vähem ütleme nii, et palavikku ei ole, enesetunde poolest on rõõmus, tegutseb, magab ilusti, selles osas nagu probleeme pole, aga tal on päris korralik köha ja nohu ka. Ja kuna homme on niikuinii vaba päev, homme on 1. mai, siis saaks teda nagu 2 päeva veel rahus kodus hoida ja siis vaadata reedel, kuidas on. Võt. Aga ma olen nii elevil, et kuidagi see nädal on nii palju parema energiaga minu jaoks. Võib-olla ma juba vaikselt harjun selle töörütmiga ka ära ja kuidas me hommikul siin toimetame ja kuidas see päev üleüldse välja näeb ja nüüd ma olen nagu selgelt saanud aru, et hommikul trennimine minu jaoks põhimõtteliselt ei ole optsioon, sest muidu ma peaksin ärkama tõesti mingi kas enne 5, et jõuda jõusaali umbes, ma ei tea, 5. Ja ma tunnen, et see hommikune, see ajaline surve on niikuinii kogu aeg nagu põhjas, et kogu aeg on nii, mis kell on, mis vaja teha on. Et pigem õhtul siuke 7-8 aeg, nagu enne magama minekut, ma üritan 10-11 ikkagi magama minna. Et siis see õhtune trenn on kuidagi ka naudida, muidugi jõusaal õhtuti on kõvasti rohkem rahvast täis, aga ma pean ütlema, et eile me saime ilusti kõik oma asjad tehtud, ei pidanud kuskil mingite masinate taga nagu ootama. Nii et ma ei tea, kuidagi see õhtune trenn ja praegu juba need suvisemad õhtud on ju järjest tulemas ja eile ka see päike paistis ja nii mõnus oli, et kuidagi need pikad õhtud annavad küll palju nagu energiat juurde. Nii et ma arvan, et ma hakkangi niimoodi 3 korda nädalas jõusaalis käima õhtuti ja 2 korda nädalas siis vähemalt kas, ma ei tea, jooksmas siin meie kandis või noh, ühesõnaga eesmärk on käia praegu 3 korda nädalas, ideaalis muidugi 4, aga 3 korda nädalas vähemalt koha peal jõusaalis jõudu treenimas ja siis ülejäänud aja siis kas siin kodus või koduteedel jooksmas. Võt, aga kell on täpselt 7, nii et ma pean üles ajama Brianna,
ma pean üles võtma Leo, siis ta seal istub ja mängib oma jänesega voodis. Ja hakkame hommikusöögi ja muude toimetustega pihta, ma pean mu juuksed ka veel korda tegema, vot. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. I've said this yet before we go. I believe it's the best goal for the moment of magic. What we watching Jerry Coleman and over and over again. And you've got pleasure class, you've got pleasure work class, and then you've got Lionel Messi. The best player in the world. See helistas talle või? Ei, ta helistas mulle. Tere! Siin. Aita mul see taskusse panna, mis see on. Ole tubli. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broke. Make a turn of events. Ma jäin haigeks. Et Leo paistab, et lahkelt jagas oma haigust nüüd minuga ka. Ma eile tegelikult tundsin juba esimest korda, kui ma avastasin, et see ei ole mingi niisama väike aevastus või väike ärritus ninas. Et see on see aevastus, et mul on 12 tunni pärast mingi full nohu. Ja nii juhtuski. Ja ma ei tea, see on ka juba nagu tuleb palju trendiks saanud, et nii kui Leo on mingi nädalake haige olnud ja ma veel ei ole jäänud ja juba hakkan siin lootma, et ma pääsen, siis ma ärkan järgmine päev haigena. Aga no, mis teha? Ja kuigi ma püüan olla see inimene, kes ei vingu väga nende asjade kallal, mida ma muuta ei saa, siis praegu ma tahaks nagu öelda küll, et mul on sellest külmast ilmast juba nagu nii siiber, et tahaks juba nagu natukene soojamat. Aga et mitte siin seda lõpetada väga negatiivselt ja olla siin see negatiiv Nancy, siis ma soovin sulle vähemalt palju tervist, hoia ennast ja ma loodan, et sina ei jää haigeks. Ja aitäh sulle, et sa seda videot jälle vaatasid. Ja kui sulle meeldis, siis sa võid vajutada meeldib ja tellida mu kanalit. Ma tean, et päris paljud teist, kes mu videot vaatavad, ei ole vajutanud subscribe nuppu. Ja nagu ma siin iga video lõpus ütlen, siis see on nagu nii väike liigutus, kuidas mind toetada. Ja võite kaasa rääkida, et mis videoid te üldse siin kanalil veel näha tahate. Et mul on mõned mõtted võib-olla, mis on sellised, et istume ja ma jutustan, nagu siin esimesed videod olid. Aga kui teile meeldib rohkem selliseid igapäevatoimetusi ja selliseid vloge vaadata, siis võite sellest ka märku anda. Igatahes suur aitäh sulle veel kord, et sa vaatasid. Mina lähen nüüd pikali teed jooma, kõiki võimalikke vitamiine sööma ja sinuga näeme juba järgmine kord. Olgu, tšau!